Tere kõigile, kes meid vaatavad. Mina olen Helen Haava ja minu vestluspartneriks on täna Mailis Kivistik, kes on loodusterapeut, näojooga ja joogaõpetaja. Tere, Mailis! Tere, Helen! Ja mul on hästi suur rõõm, et sa oled otsustanud Ricardia terapeutide ja praktikute ridadega ühineda, sest et see ravimtaime teema ja see loodusteraapia teema on ka hästi-hästi oluline. Ja sest et loodus pakub meile ju tervenemiseks nii palju erinevaid võimalusi, nii et ma suure huviga kuulan. Et ma juba enne laivi siin natukene mainisin, aga mina olen kasvanud peres, kus ema kasutas hästi palju ravimtaimi ja oli hästi teadlik ja me saime väga palju abi taimedest. Mina ise küll olen selline veidi laisk ravimtaimede kasutaja, nii et ma võtan valmis tinktuurid või valmis tooted või õlid, aga ma suure huviga kuulaks sinu teadmisi täna, aga kõigepealt võiksime alustada sinu teekonnast, et kuidas sa jõudsid selleni, millega sa praegu tegeled? Ma tegelikult enne veel tahan sulle öelda, et mul on ka suur tänutunne südames, et selline platvorm on olemas, mis te olete loonud ja te toote kokku väärtterapeudid, et inimene saaks valida. Sest tihti ongi see probleem, et sul on mingisugune murekoht, aga sa ei tea, kuhu minna. Ja nüüd on sul võimalik päriselt vaadata, mis sind kõnetab, kes sinuga resoneerub ja siis pöörduda, et see on tegelikult väga-väga oluline. Aitäh! Aga minu lugu tegelikult on üsna pikk, nii et ma üritan selle võtta kokku, kes tahab lugeda lähemalt võib kodulehelt vaadata, eks ole. Aga mul on selles mõttes vedanud, et minu ema on alati kõigepealt lähtunud holistilisest ravist ja no tõesti, kui on midagi väga hullu olnud, no siis ta võtab selle ravimi. Ehk siis juba nii lähedalt on see pisik minus sees. Taimeteed, sinine lamp, soola, mingisugune sokk on ju nina peale, heeringas kurgu ümber, sinepi vannid on ju, kõik sellised asjad. Ja veel sammuke tagasi, siis mõlemad minu vanaemad on väga suured siis taimesõbrad olnud, ilusad aiad. Kuigi ravimtaimedest nad ei rääkinud väga ja ma ei osanud küsida ka, aga ma mäletan küll piparmündi korjamist ja saialille ja kummelit ja mulle üldse ei meeldinud tegelikult saialille korjata. Sest see oli nii tüütu, sa pidid minema ju päiksega, et nad oleks avatud ja siis ükshaaval. Ja tegelikult natuke siiamaani on mul see, et mulle meeldib korjata midagi, mida saab kiiresti. Näiteks sireliõied või angervaks või võdrakanepet niimoodi sup, lõikad ära ja siis sul on olemas, et sinna ei lähe nagu väga palju aega. Ja alles hiljuti kusjuures sain ma teada sellise põneva fakti, sest mina algusest peale olen arvanud, et see tuleb tegelikult vanaemast. Või nagu siis mõlemast vanaemast see taimepisik. Aga tegelikkuses tuleb välja, et minu vanaisa oli metsamees ja ta veetiski poole ajast metsas koriluses seal vahepeal, eks ole, kui teil aega üle jäi. Ehk siis niimoodi minnes on ma aru, et see on must väga sügava raku sees. Aga kui nüüd mõelda seda, et ma olengi terve elu olnud suur taimesõber, siis kindlasti mitte. See jõudis minuni tänu Kilpnäärme ületalitusele. Sest mulle, ma arvan, ma olin siis umbes 25, midagi sellist. Ja see oli esimene kord, kus ma läksin siis arsti juurde vereproovi tegema, kuna ma töötasin tol ajal Mindvalleys ürituskorraldajana ja hästi suur koormus oli. Ja ma tundsin ennast pidevalt väsinuna. Ja see ei ole nagu selline väsimus, et tahaks kogu magada, vaid see oli selline väsimus, et ma võisin ära vajuda. Niimoodi silmad lähevad kinni ja sa niimoodi hakkad vajuma. Kuigi sa ei tunne isegi, et sul on uni. Näiteks töökoosolekul ja sõbrannaga kohvikus. Neid kohti oli palju, ma ei saanud isegi ühtegi filmi vaadata, sellepärast, et ma jäin kohe magama. Ja siis, kui see juhtus autoroolis, see oli selline murduse sekund, mulle endale tundus lihtsalt, et see on metsikult pikk aeg. Õnneks mul oli kõrvalistuja kõrval ja siis sa hakkad vajuma ja siis ta küsib, et mis teed, seal on sein, eks. Siis ma sain aru, et tuleks arsti juurde minna, et see ei ole nagu normaalne väsimus. Aga siin
ma isegi ei tea, kas see oli pool aastat või aasta, millal ma rääkisin endale seda juttu, et see on okei. Ja niimoodi me suudame kõik sümptomid endale ju normaalseks rääkida, sest enam ei tea, milline see tavaolek on. Ja siis seal arsti kabinetis, see oligi siuke 5-10 minutit protsess, võeti verd, vaadati näidud üle, öeldi, okei, kilpnäärmüle talitust, siin on nüüd saatekiri hormoonide jaoks, mine osta välja, võtta terve elu. Ja teades seda, et ma olen terve elu ikkagi holistilist ravi saanud, siis see oli nagu külma vett näkku. Ma mäletan seda emotsiooni siiamaani. Ma ei saanud aru, kuidas see võimalik on. Ja siis taustal võib-olla nii palju, et õnneks mul oli juba selleks hetkeks toredaid tutvuseid, kuna ma korraldasin ka hobi korras tervisekonverents Eestis. Siis ma läksin doktor Riina Rautsiku juurde ja ütlesin, et nüüd on niimoodi, kas päriselt ka on nii? Et kas see ongi nii hull, nagu mulle öeldakse? Siis ta muidugi natuke muigas, tegi oma testid, ütles, et ei tead, et sul on lihtsalt nii suur stress, joodi on kehas puudu, võta stress maha, joodi juurde, anna natukene aega ja vaatame, mis saab. Ja loomulikult siis ma tegin ka näiteks kehapuhastust. Ma olen väga suur sellerimahla fänn, mitte nüüd niimoodi, et ma iga päev seda jooks, sest täpselt nii nagu ravimtaimed, nii ka seller, eks ole. Ma ei usu, et sa pead midagi võtma igapäevaselt. Tee kuurina, tee kuu, tee 3 kuud, aga siis tee paus, sest keha peab ise ka õppima taastuma ja ise toetama. Muidu me jääme sõltuvusse, isegi kui me ei saa aru, eks. Ja samal ajal, siia nüüd jälle paralleeli tuua, siis ma õppisin ka vahepeal joogaõpetajaks oma teekonnal, sest jooga on mind kõnetanud ka tänu minu emale. Väga hea praktika, et võtta stressi maha just, eks ole, ja taastada energiavarud. Ja kes teab siis, kui sa joogaga ikkagi tõsisemalt tegeled, siis ühel hetkel su keha hakkab sulle dikteerima, mida me sööme, mida me ei söö. See läks nagu nii hulluks, et kohvi mulle väga meeldis, ei saanud enam süüa. Mingisugused suhkruasjad on ju minimaalselt, sest mulle ikkagi šokolaad väga meeldib. Vahest ma ikka võtan selle ampsu, on ju. Siis läks selleni välja, et liha ka enam mitte, on ju. Ja siis hakkad mõtlema, et mõistuse poole pealt, et ma saan aru, et igasugune liha ei ole kõige parem, aga kui me elame Eesti kliimavöötmes, siis ma ei saa niimoodi elada, et ma ei söö mitte midagi, see on ainult mingit kapsast. See pole loogiline, on ju. Ja see tuli nagu korraga, et ma hakkasingi vaatama, et mis ma siis teha saan. Sattusin siis Irje Karjuse taimeravi kooli peale ja teiselt poolt just see terviseprobleem, et äkki sealt saab mingit tuge, kuigi tol hetkel ma isegi ei osanud mõelda, et ravimtaimed on nii võimsad. Tead küll, aga kui see pole oma naha peal niimoodi kogenud, siis see on alati selline küsimärk, et tõesta mulle, siis vaatame edasi. Mul klientidel siiamaani. Aga siis kooli astudes esimene teemaloeng ongi selline, et kõik taimed, mida sa märkad, neil on sulle sõnum. Sest lihtsalt sa ei näe väga paljusid ravimtaimi ennem, kui sul neid vaja on. See kõlab veidralt, aga nüüd suvel on hea katsetada, ma arvan teil ka, kes te meid vaatate, et mis see taim on, mida sa näed kogu aeg. Ja siis minna natukene sügavamale, mis on tema omadused ja mis on tema energeetiline sõnum. Miks ta tahab su tähelepanu, eks? Sest minu esimene taim oli vereurmarohi, mis on selline täiesti tavaline umbrohi, isegi siin Kalamajas kasvab tänavate peal. Ta on selline kollase õiega ja sees on oranž mahl. Ja siis mina istusin selle mõttega ja mõtlesin, et salatit sa ei tee, sest tal on söövitav mahl. Teed ka ei keeda. Mis ma temaga peale hakkan? Ja siis minnes natuke sügavamale, siis on ju loogiline. See on looduslik jood. Määrid naha peale, toetab immuunsusti. On ju, kohe olemas. Ja mul tuleb siiamaani nagu see kananahk peale, kuigi see oli aastaid tagasi. Mul on ka tibutagi peal. Et see nagu tuli koheselt, kuigi ma tihti ütlen, et taimeravi on aeglane, lihtsalt sellepärast, et ennetada seda pettumust. Ja kui sa saad kiiremini tulemused, siis on ju alati positiivsem. Aga see tuli väga kiiresti. Ja sealt edasi on ju ka see, miks ma üldse tootesarja lõin ja vereurmarohu sinna sisse panin, oligi osalt see, et ma tahtsin endale seda toodet. Ja samas, kuna vereurmarohi on ikkagi väga tugev põletiku alandaja ja naharakkude taastaja, siis igasugused nahahaigused ka, mitte et ta nad ära võtaks, aga just see, et ta aitab siis seda ketendust maha võtta näiteks või seda põletiku kollet vähendada, et su nahk näeb parem välja. Et nagu kõik asjad natuke omavahel seoses. Ja
ja see kõik on nii põnev, et ma praegu jäin sind kuulama, unustasin ära oma mõtted kõik. Kuidas sa näed, et sa küll mainisid, eks ju, et märka neid ravimtaimi, mis on ümber, et neil on sõnum, aga kas on mingisugused ravimtaimed, mis meil võiksid kõigil kodus olla? Näiteks, et palaviku vastu või köha vastu või nohu vastu või stressi leevendamiseks, et kas on selline, et kas me saaks nagu sellise nagu apteegi kokku panna endale? Kindlasti saame. Ja praegu, kuna sel aastal tegelikult, kes on natuke loodust rohkem jälginud, võib öelda, et kõik on natuke 2 nädalat eespool nihkes. Ehk siis kui vanasti või ütleme ka eelmisel suvel oli see, et terve juulikuu sa võisid korjata angervakse ja põdrakanepid, siis tegelikkuses praegu on angervaks juba kohe läbi saamas. Aga angervaks on üks imelisemaid taimi just täpselt sellel põhjusel, et ta on palaviku alendaja. Ta on looduslik aspiriin ehk siis kõik valud, peavalud, pingepeavalud, eks ole, isegi menstruaalvalud. Super. Ja energeetilise poole pealt, kes on endaga ummuksis, mõtleb, et ta on sellises kohas, et ta ei tea, mida elus teha, tahaks midagi muud, aga mis see on, pole aimugi, siis angervaksa tee aitab avada 3. silma ehk siis sinu enda tunnetust suurendada ja sa saad hakata kuulama oma sisehäält rohkem. Muidugi see nüüd ei tule nii, et joon 1 tassi ja siis homme juba tean, eks. Aga tehagi kuurina selline kuu, võib-olla 1,5 ja vaata, mis sealt tuleb, eks. Ja angervaks üldse on hästi popp, igasugused limonaadid on temast, tema lõhn on väga imeline, naistele väga meeldib, eks. Ja kõik teeääred on põhimõtteliselt teda täis. Et kui sõitagi mööda maanteed, siis on näha alati on selline kollakasõis, selline puhm, eks ole. Võib-olla mõni ütleb isegi valkjas ja siis on need lillad põdrakanepi õied. Et need 2 võiksid kodus kindlasti olla, sest põdrakanep teiselt poolt öeldakse, et ta on 99 tõve vastu, ehk siis surmast ta ei päästa, aga kõike muud ta aitab sul leevendada ja meestele ka potentsiks väga hea abiline. Ja kui sa tahad endas näiteks tasakaalustada mehelikkust ja naiselikkust, siis angervaks ongi see ülim naiselikkus ja põdrakanep siis ülim mehelikkus. Et panedki endale teeks kokku ja jälle saad kogeda, mis muutub. Väga põnev. Kas on ka mingisugused reeglid, et milliseid taimi tarvitada, ei tea, sisse süüa, mida teena tarvitada, mida tinktuurina, mida eeterliku õlina, et kas on mingisuguseid selliseid reegleid või juhtnööre? Kindlasti on, aga siin tuleb natuke mängu ka individuaalne inimene, ehk siis tihti on niimoodi, et meile näiteks üks taim hästi meeldib, sobib, siis seda me võime kasutada. Töötab ka. Aga siin on nüüd see teine pool, et kui sul on mingi taim, mis sul üldse ei meeldi, hästi sagel on see kummel näiteks, siis ei ole nii, et sa ei peaks seda tarvitama. Tegelikult sa just peaksid seda tarvitama selle jaoks, et avada endas seda poolt, et mis see sõnum nüüd on, millega ma peaksin tegelikult tegelema. Sest kummel on ju selline ema hool, isa armastus on ju selline hästi selline lapse vanemlik hoidmine. Ja miks teda tihti peljatakse või ei taheta, ongi see, et meil on ju ikkagi peresüsteemides väga rohkem probleeme, eks. Ja lapsed ongi tundnud mingil hetkel võib-olla, et armastusest on puudu jäänud. Ja siis aetakse selle taha, et ei, lapsena pidin nii palju jooma, mulle ei meeldi, eks. Aga siin on tegelikult teine pool ka, et üldiselt võib igaüks kasutada kõiki nii-öelda siis ohutuid taimi, et nagu ärme mürgitaimede juurde mine, ju. Aga võiks teada seda, et mis element sa oled, et saada kiiremat tulemust. Sest mina olles maaelement, ma teen küll tinktuure, sest klientidel on neist kasu ja vahest tõesti, kui ma olen ise külmetanud, ma panen paar tilka tee hulka. Aga tinktuur mulle, ta hakkab vastu, sest on tulivesi ja maaelemendile, ta ei sobi nii hästi kokku. Aga näiteks, kui meil on tuleelement, seda saab määrata siis tähtkuju järgi. Eks mis tähtkujus oled, siis sa tead, eks. Tuleelemendid on meil siin jäär, lõvi, ambur, eks ole. Ja neile, kui ta ongi näiteks haige, külmetunud ja sa lähed selle suure teekannuga, siis loogiliselt mõeldes, mida teeb vesi tulele, eks. Tal on niigi raske seda sisemist tuld hoida ja nüüd sa valad selle liitri teed sinna peale. Ehk siis sinna tuleks panna tinktuuri juurde, et toetada seda sisemist tuld. Mis taim see nüüd täpselt on, see sõltub natukene on ju sümptomitest
ja samas, kui sa tahad lihtsalt immuunsust tõsta, siis tegelikkuses enamik ravimtaimi on ikkagi põletikku alandavad, on ju, ja nad aitavad su immuunsust ka toetada. Ja samas nüüd, kui me võtame näiteks õhuelemendi, oli eeterlikud õlid mainitud, siis õhuelemendile sobibki kõik see, mis on sisse hingatav. Eeterlikud õlid, tossud, mingisugused tõlvikud, aurud. Võib-olla, kes mäletab ka lapsena, minul küll ema pani hästi tihti, et nüüd on kurk haige või köha, siis hakkame hingama auru. Mulle üldse ei meeldinud. Mõtlesin, see on kõige hullem piin. Aga samas mul on isa näiteks õhuelement, kellele väga hästi töötab. Et see on nagu natukene niisugune peen motoorika, on ju, aga kes hakkab seda jälgima, siis tegelikkuses näeb väga kiiresti, et need sümptomid taanduvad, tulemused tulevad. Ja siis on ju vesi joob teed, maaelement ka, tee on väga hea, aga sisse süüa kõige parem, pannagi kas või näiteks mee hulka, seesama angelvaks näiteks, või smuuti sisse või kuidagi nii, et sa saad teha näiteks mingit taimepulbrit, et sa saadki kohe sisse võtta. Kas on mingisuguseid vastunäidustusi ka, millistel juhtudel ei oleks hea ravimtaimi kasutada? No ravimitega koos on alati natukene ohtlik, kui sa ei tea mõju, sest näiteks kui me võtame ühe mu lemmiku, milleks on naistepuna, siis naistepuna annuleerib ravimite mõju. Ja see võib kõlada naljakalt, aga ravimid ja näiteks ka antibeebipillid. Ehk siis ta on väga tugev taim ja teisalt jällegi, kui me lähme siia meie talveperioodi, kus meil ongi väga pime aeg, siis kõigil tegelikult peaks see naistepuna kapis olema. Sest kui talle õite peale vaadata, et on ilus kollane, ta tee on selline punane, hästi selline värviteraapia on ju päikese põimikule kohe. Kui seda ära jood, su tuju tõuseb. Sul ei pea selleks olema masendus ja depressioon, et teda tarbida, aga meie kliimavöötmes elades võiks see ka olla üks taim, mis on kindlasti kodus olemas. Sest paratamatult see pimedus ikkagi meile kõigile mõjub. Aga kellel on päriselt probleem, siis reaalselt on tehtud uuringud naistepunaga, et ta aitab isegi mõõduka depressiooni korral. Siis võime minna antidepressantide peale, et proovida kõigepealt seda looduslikku varianti ja kui me ei saa tulemusi, siis me lähme sammuke edasi. Aga kui vaadata statistiliselt, mis see protsent on, palju neid antidepressante lihtsalt välja kirjutatakse, siis tegelikult võiks olla see teepakk seal kõigepealt arstikabinetis ja siis võtame need tabletid. Kas on mõni taim veel, mis oleks alternatiiviks antidepressantidele? No nii tugeva taimelist ei ole. See on ikka kõige parem. Ja. Kas on, ja sa mainisid ka, eks, et me peaks ikkagi jätma kehale, et kõik ei peaks kogu aeg kasutama, on ju. Et kuidas näiteks, kui inimesel on nüüd, on külmetanud, on halb olla, eks ju, kasutab seal ravimtaime, et kui pikalt, mu küsimus on pigem see, et kui pikalt näiteks või kui pikkade kuuridena näiteks ravimtaimi kasutada? No kui nüüd võtta lihtsalt joomise tarbeks, et tahadki natukene keha toetada, vitamiinid, mineraalideks, no siis võiks olla selline kuu aega, üks taim, 2-4 nädalat ütleme. Ja siis vahetad, kuigi näiteks kui me võtame nurmenuku, siis mitte midagi ei juhtu, kui seda aasta ringi jood. Tegelikult ei juhtu. Aga ikkagi, kui me vaatame keha tervikuna, siis ei ole mõtet teda nii ära harjutada, sest nurmenukk on ka näiteks super köharavim. Ja nüüd, kui seda iga päev võtad ja sul tulebki see köha, siis keha ei pruugi enam niimoodi reageerida nii võimekalt, eks, et see taim nüüd võtaks selle köha kohe maha. Et selline 2-4 nädalat. Ja samas, kui sul ongi mingisugune haigus, siis sa lihtsalt teedki tugevamad tõmmised. Ja ikka selline näiteks nädal, kui sul on külmetus, 2 nädalat, kui midagi tõsisemat on ju. Ja profilaktika mõttes võid teha ka 4 nädalat, aga tendents näitab, et kui seda teed ikkagi jood siin suurte koguste kaupas, ega sa ei suuda teda juua siin 4 nädalat. Jaa, aga kas sa näed ka mingisuguseid vigu, mida inimesed ravimtaimede kasutamisel teevad? Jaa, inimesed ei mõtle. Kõlab nii koledasti, aga ei mõtle. Ma olen ka Facebookis on need rahvaravigrupid ja ma tihti näen seal pilte, pannakse lihtsalt pilt, et ütle, mis taim see on. Et nagu anname selle vastutuse ära, las keegi suvaline ütleb ja seal all on ka vastused seinast seina. Ei ole nii, et kõik ütlevad ühte asja.
ja alati mul käib jõnks läbi, et noh, see inimene nüüd teeb nagu seda kulli ja kirja, vaatab, et mis see õige variant on, guugeldab seda taime, võtab selle ära ja noh, enamasti midagi hullu ei juhtu, aga ühel hetkel võib ka, on ju. Et natukene võiks ikkagi süveneda. Õnneks meil on juba olemas taimetuvastusäpid, et kas sealt saab täpsema vastuse, kui lihtsalt arvamust küsides, on ju. Või siis küsidagi mingi lähedal oleva taimetarga käest, sest tegelikkuses on meil neid Eestis juba päris palju. Ja ma arvan, keegi ei pahanda, kui sa vahepeal küsid, kuule, mis taim see on. Või siis võtadki mõne toreda ravimiraamatu, siis rahvaraviraamatu ja vaatad sealt, mis on need põhilisemad. Ikkagi kehtib reegel, et kui sa ei tunne taime, siis ära korja. Lihtsalt sellepärast, et tal on mingid imelised omadused, pole mõtet. Ikkagi lähtu sellest, mida ma näen enda ümber, mida ma tunnen, seda ma korjan ja kasutan. No näitena näiteks mul maal, kui vanaema veel maal elas, kasvas metsikult aias kortslehte. Ma ei ole kunagi näinud kuskil aias niimoodi vohamas kortslehte. Ja noh, pärast selgus, et tal olidki naiste probleemid, on ju. Ehk siis selle kõigel on tegelikult peegeldus, miks need seal kasvavad ja need taimed võiks endale selgeks teha, aga mitte niimoodi, et keegi kuskil Instagramis näiteks rääkis, kas või näiteks mina ise võib-olla räägin sulle kukesabast või millestki ja sina lähed otsima ja korjad midagi hoopis muud. Ei saagi võib-olla tulemust või veel hullem saadki mingisuguse mürgituse, on ju. See ei ole mõte, et alati korja ainult seda, mida sa tead ja üleüldiselt on see tegelikult väga kergeks tehtud, kuidas taimi ära tunda. Ja kui sul on ikkagi segane, siis teen sulle reklaami ka. Mul on pandud kokku 8-nädalane ravimtaimede ABC kursus. Sa võid selle julgelt tulla läbida. Sa saad baasteadmised kätte, mis on need levinud taimed, kuidas neid kasutada. Ja selle kursuse leiab sinu kodulehelt. Ja, aga nüüd selline huvitav küsimus, et kui aias vohab võilill, eks ju, et mis sõnumid see kannab? See on nii hea küsimus, sest kusjuures kevadel ma just nägin hästi palju postitusi, kuidas inimesed olid hädas. Võilill, tõmbad siit välja, tapad sellega ja see kusjuures inspireeris mind kirjutama ühe lühikese raamatu Amazoni, et kuidas siis kasutada neid umbrohtusid, eks. Aga ma saan ka aru, miks ta vohab, sellepärast, et võilill on maksapuhastaja. Ja see keskkond, milles me elame, pole ammu enam puhas. Esiteks õhu poolest, teiseks vee poolest, kolmandaks see toit, mis meil poes on, pole ka toit. Noh, tegelikkuses ei ole, on ju. Et kui sul on mõni hea talunik, sa tead, kes kasvatab, siis sa oled eelistatud ja sul on hästi. Aga poodi jõuab enamus toodetest ikkagi pooltoorena, kuskil lambi all neid järel küpsetatakse, on ju. Vahepeal pannakse midagi sinna head juurde. Aga see ei ole see naturaalne toit, mis tuleb mulla seest, on ju. Ja tänu sellele siis meil ongi vaja just võilille maksa jaoks. Võilille juur on eriti hea. Ma jälle armastan alati võilille juure kohvi näiteks juua, kuigi kohviga ei ole tal muud pistmist kui see, et ta on kohvilaadne toode, ehk siis ta ergutab sind, aga seal ei ole kofeiini, ehk see neerupealsed ei tööta üle. Ja kui seda nüüd juua igapäevaselt või kuuridena, siis ta juba toetab su maksa. Niimoodi, et sa ei pea nälgima, sa ei pea mingisugust eraldi nädalat võtma, et keha puhastada, aga ta kogu aeg vaikselt toimetab. Ja teise poole pealt on ju, meil on õied ja lehed, ülihea salatimaterjal. Ja kes kardab võilille, siis proovi seda süüa. Näiteks võilille vars koos õiega. Ta on lõpus hoopis magus, mitte mõru, nagu kõik kardavad. Ja siis õie ja varre mõte või nii-öelda hea inimorganismile pool on see, kui sa sööd iga päev ära, näiteks võtad 10 päeva ja hakkadki niimoodi, et esimesel päeval sööd 1 õie ja varre, teisel päeval 2, kuni siis 10. päeval 10 ja see toetab immuunsüsteemi. Ta lihtsalt boostib kõik energia üles, on ju, toetab sind selleks, et sa saaksid nüüd sügistalvel minna hästi vastu, et su keha on hoitud ja sa saad nende batsillidega hakkama. Kuigi mina ütleks ikka, et söö suvi läbi, unusta need rukolad ja spinatid ära. Meil on nii palju imelist selle muru sees. Isegi orashein, kõik sobib söögiks. Pane natuke tomatit, kurki juurde, sul on salat olemas. Peaaegu tasuta, kui sa ei ela just kesklinnas. Nii, ma vaatan nüüd, et meile on tulnud siia küsimusi. Mida soovitad pingete korral kõhus?
pingete korral kõhus. No see on nüüd natukene vajab täpsustust, on ju, et mis täpselt selle pinge tekitab, kas see on toit, kas see on stress. Aga üldjuhul, kui see tekib peale sööki näiteks, siis apteegitil, väga hea vahend, piparmünt, et ta leevendab siis nii-öelda neid krampe või spasme siin soolestikus. Aga kui see on peale toitumist, eks ole, või sööki, siis tasuks mõelda, äkki ma olen söönud midagi, mis mulle tegelikult ei sobi. Juba tuli vastus, et stress. Stress ja no siis võikski võtta samamoodi on ju apteegitil tegelikult alati isegi imikutel öeldakse kõige parem või siis ka jälle kummelit võib siin kasutada. Angervaks sobib ka, aga proovi siis teha niimoodi, et see on selline mõnus tee, selline kuni 5 minutit lased tõmmata. Et vahest on niimoodi, et kodus tehakse, paned selle tee tõmbama ja siis unustad ära ja sa saad sellise väga tugeva tõmmise. Aga tõmmise otstarve ongi siis see, et ta tuleb sind ravima. Aga kui sul on stress või tahad lihtsalt niimoodi mõnusalt tööpäevast puhata korraks, lasta pinge maha, selline 5 minutit tõmbamist on juba väga hea. Aga siis on üks selline, üks küsimus selline, et kas kassile on okei Balderiani juurt anda? No ma tean, et kassidele meeldib ja, aga kuna ta on ikkagi päris tugev rahusti, siis limiteeri seda kogust ja mõtle hästi läbi, miks sul seda vaja on talle anda. Ma nagu väga ei propageeri, aga kui sa näed, et näiteks tal ongi ühest linnast teise sõit, ta on hästi stressis või autosõit ei meeldi, siis loomulikult sa võid talle väikese kogus anda. Aga loomadest rääkides, siis näiteks seesama võilillejuur, mina panen oma koertel alati toidu hulka. See tundub nagu selline asi, mille peale me ei mõtle, aga loomade maks samamoodi tahab puhastust, eks. Julged seda võid kasutada. Balderian ikkagi jah, näiteks enda pealt on näite, kui mina joon midagi Balderianiga, paar lonksu, no mulle hästi mõjuvad kõik igasugused ergutid ja rahustid, siis paarist lonksust ma võin juba magama minna. Ja siis on inimesi, kes ütlevad, et nad peavad jooma mitu tassi Balderiani teed, et üldse aru saada, et nagu natuke hakkad ära väsima. Et see on hästi individuaalne, loomade puhul ka, aga taimi ikkagi pigem annaks vähe. Siis mida oleks hea psoriaasile peale panna, peale määrida? Ja see on väga hea küsimus. Korraks mainisin seda, eks, et tuligi siis oma tootesari osad sellepärast, et vereurmarohi ja jood, aga teised oligi sellepärast, et mu enda sõbrannal on siiamaani psoriaas ja tema lihtsalt ütles, et kuule, ma olen väsinud sellest, et ma kogu aeg kratsin oma otsaisise katki, on ju, ma olen kõike keemiat proovinud, solaariumi, ükskõik mida, tee midagi mulle ja ma vaatan, kas aitab, eks. Ja seesama vereurmarohi, sa võid seda panna värske mahlana peale, suvel on super, igal pool saad kätte, eks. Ja siis nagu tee ta hästi puruks ja nagu niimoodi, et sa oledki oranž näost või kus sul see piirkond on, et teda tuleb ikka korralikult peale panna, siis need korbad kukuvad kiiresti maha ja nahk lihtsalt ongi seal uus juba all, on ju, et ta vahetub kiiremini. Aga probleemi koht on just see, et sügis-talvel meil ei ole võimalik korjata. Ja siis tuligi sinna kureetikusse kokku vereurmarohi ja raudrohi ja mesilasvaha ka, et siis taastada nahka, võtta põletikku maha, igasugust erinevad nahaprobleemid, sest nahk on meie kangas, meie kuvand ja see on ebameeldiv, kui meil kuskilt on katki, isegi kui see on mingi aknepunn, siis meid juba häirib, on ju. Ja kui ette, et meil ongi näiteks rosaatsia või psoriaas, siis kuidagi loodusega, kuidas seda toetada, siis vereurmarohi on kindlasti see, mis aitab. Ja mis sõnum on ristikul, kui see aias vohab? Oleneb ristikust, aga kui see on näiteks punane ristik, siis tema on väga tugev naistetaim. Jälle igasugused tsükliprobleemid, emakas, munasarjad, aga ka võib-olla anti-aging on ju, ehk siis see noorendav pool. Oleneb jälle, mis energias sa ise oled, mis sõnumit sa sealt otsida saad, on ju. Ja sa juba korra mainisid, et enamik aitab kehas põletikku vähendada, aga et ja siin on üks küsimus, et mis aitab kehas põletikku vähendada? No enamik tõesti aitab, aga siin sa võid julgelt minna ka enda eelistuse teed, sest mina olen hästi seda näinud, et näiteks mul on igal aastal üks taim, mis kõnetab rohkem ja see ongi nagu selle aasta taim, tal on mingi sõnum ja tõesti ongi palju paremini tahad seda teed juua, eks.
ja üks taim, mis on ikkagi käinud muga kaasas aastast aastasse, vahet ei ole, mis need teised taimed teevad, siis see on raudrohi. Ja raudrohtu selles mõttes ei pea kartma. Ma tean, et osad on kohe tagajalgadel, ütlevad, ta paneb vere paksuks, on ju. See on natukene nagu see kärbseseene hirm, et sa sööd ühe ära ja siis sa sured kohe ära. Ei ole nii. On vaja suuri koguseid selleks, et midagi juhtuks. Kui sa just ei ole mingisugune eri case, et sa tead, et nagu mina tein näite on ju erinevate rahustitega, et mulle kohe mõjub, siis sa pead tõesti ettevaatlik olema. Aga üldjuhul see, et sa jood tassi raudrohu teed isegi nädal aega järjest, mitte midagi ei tee vere mõttes. Aga ta on väga hea põletiku alandaja. Ta on väga hea energiaandja. Ja kui vaadata jälle energeetilist poolt, siis kus raudrohi kasvab? No ta suudab isegi, ma ei tea, bensiinijaamas tulla asfaldi alt välja ja särada. Ja siis sa vaatad seda taime ja mõtled, kuidas see võimalik on? Temas on nagu nii tugev tahe elada ja olla, et kui sa teda tarvitad, lisaks sellele, et sa võtad põletiku alla, sa saad ise ka energiat juurde. Aga sa võid ka võtta näiteks pune või näiteks liivatee. Üldjuhul põletiku korral lähtu kõigepealt sellest, mis taim sind kutsub ja siis hakka sealt minema. Ja mul ema on ka tohutu raudrohu ja kortslehe pooldaja, nii et jah. Nii, aga ma vaatan, meil vist on nüüd hetkel küsimused otsas. Räägi paari sõnaga, kuidas su loodusteraapia seanss välja näeb, ja milliste, no tegelikult me rääkisime, et tegelikult kõikide probleemidega leiab, eks ju, lahenduse või jah, natukene paari sõnaga, et milline see seanss välja näeb. Ja see on alati huvitav koht, sest nagu ütled küll loodusteraapia seanss, aga enamusel tekib küsimärk, eks, mis asi see on. Ja see tegelikult ongi selline kohtumine, kus kõigepealt klient saab küsimustiku. See on selline, ütleme 15 küsimust enam-vähem, et saada aru, mis on see taustsüsteem, kus see inimene tuleb seansile. Sellepärast, et kui me hakkaksime seda kohe seal koha peal lahkama, siis meil läheks meeletult aega. Ma tahan selle tuuma saada ennem kätte, mis on see probleem, kus on need harjumused, mis on elustiil, eks ole, toitumine, magamine, liikumine, kõik see mõjutab. Me võime küll rääkida ravimtaimedest, aga tegelikult on see ikkagi tervikpilt. Ja siis koha peal me hakkamegi vaatama, mis taimed sobiksid. Kuna ma tegelikult olen ka selline sariõppur, siis mul taust on ju joogaõpetaja, erinevad anatoomiad, osteopaatiad, selline kehaline pool, lisaks on ju näojooga ja näopool ja siis taimed sinna juurde, et see ongi komplekt, et jah, me paneme selle taimeplaani paika, sa saad kaasa nimekirja, kust mida võib-olla juurde soetada, aga vahest on ka näiteks mingisugune rühiharjutuste kava. Lisaks on ju, et sul on midagi kuskil probleemiks, sa tuled ühe probleemiga, aga me jõuame selle käigus sinna, et tegelikult sul on vaja ka sellega tegeleda, eks. Et ta on terviklik lähenemine, aga just läbi taimede ja seda sa ei pea kartma, et ma lihtsalt laan sulle ette ja ristik ja raudrohi ja siis mine otsi üksi üles need, vaid kui tõesti vaja midagi juurde võtta, siis ma ka annan pärast siis selle materjali, et näed, siit e-poest sa saad seda või kust lisaks juurde saada, eks. Sest tihti meil ei ole endal kodus kõigil sellist taimeраvikappi, on ju. No, väga äge. Ja sa oled mind hästi palju inspireerinud näojoogaga alustama. Ma olen nii tänulik selle eest, et see on miski, mis on mul kuklas olnud hästi pikka aega, aga ma lõpuks sain kuidagi selle oma igapäeva rütmi integreeritud kas või natukene. Ma küll ei ole suutnud teda väga pikalt integreerida veel, aga 10 minutit päevas ma olen juba jah, sammukese edasi sellel teekonnal, nii et selle üle ma olen hästi õnnelik. Sa oledki tubli ja tegelikult ma alati ütlen, ei olegi rohkem vaja. Just see regulaarsus, et iga päev 10 minutit ma võtan endale ja ma tegelikult ju näen kohe, mis muutub näos. Ja kui ma alustasin, siis ma olin tohutult üllatunud, kui väsinud mu nägu oli. Ma olen ju joogat teinud väga palju aastaid ja see on seesama tunne, mis on kehal pärast joogat, on siis, eks ju, näol pärast näojoogat, et see selline mõnus,
selline mõnus väsimus, et hästi äge. Nii et keda kõnetab, siis Mailisel sul on ka ju erinevaid koolitusi selle kohta ja saab sind kutsuda aga läbi Ricardia saab siis broneerida aega loodusteraapiasse ja keda nüüd siin kõnetas, siis Mailisi profiili leiab Ricardia kodulehelt. Ja ma võib-olla ütleme selle siia juurde, et ära pelga tulla, sest jah, see on töö iseendaga, aga ravimtaimed on alati leebed. Mu kõige parem või lemmiku mõte on üldse nagu taksojuht versus siis nii-öelda autojuht. Nagu kui me võtame, et sa istud taksosse, sa võtad selle ravimi sisse, siis sa hakkadki sõitma, eks ole. Ühel hetkel võib-olla taksojuht teab, kuhu sa pead minema, aga ta läheb kuskilt teist teed pidi. Või ta ei jõuagi üldse sinna, kus sa tahtsid. Sest see ravim, mis sul sees on, ta võtab ühel hetkel juhtimise üle. Tema juhib sinu keha. Jah, on võimalik sealt tagasi tulla, aga see teekond on pikk. Nüüd see, et sa lähed ise õppesõitu tegema, teed omale mõned taimed selgeks, ühel hetkel sõidad ise, võtad need taimed näiteks mingi probleemi korral sisse ja teisel hetkel sul ei ole neid enam vaja. Aga sina juhid kogu aeg. Ei ole see, et keegi võtab sinu üle või et ühel hetkel sul on vaja kogu aeg näiteks, ma ei tea, angervaksa teed juua. Teed kuuri ära, ta toimetab su kehas ära. Võib-olla teed pausi, võib-olla vahetad taime, eks. Et just see, et juhi ise oma keha, juhi ise oma elu. Mida vanemaks me saame, see olulisem see on. Mida nooremad me oleme, siis me võib-olla ei saa aru sellest, mis meie kehas täpselt toimub. Ja ongi ju see, et sa ärkad hommikul üles 20-ndates natukene külma vett näkku, kõik on hästi. 20 juba ei ole nii hästi. 40 on juba see, et oi, nüüd ma pean kindlasti tegema mõne näomassaaži. Et see tuleb kogemusega, aga lihtsalt, et sa teaksid, et taimed on alati leebe variant. Ja kui sellest leebest jääb väheks, siis jah, me lähme ravimite peale. Aga vastupidi teha on väga keeruline. Ja. Aitäh sulle, Mailis. Su aja eest väga põnev oli ja ainult mina ei arva, et väga põnev, siin päris mitu inimest on kommenteerinud. Nii et aitäh sulle ja soovin sulle mõnusat suve jätku ja kõigile, kes meid vaatasid ka. Aitäh! Ja.